Tere! Mina olen Ats ja näitan teile täna, kuidas kasutada Costpocketi äppi tavakasutajale. Ehk siis kas ettevõtte töötajale või ettevõtte omanikule, kui raamatupidaja on teid selleks lisanud. Ja alguses paar sõna räägingi sellest, et miks peaksite üldse Costpocketit kasutama. Ehk siis miks on kas ettevõtte omanik või raamatupidaja teid lisanud ja tahab, et te hakkaksite kasutama. Ja peamine põhjus ongi selles, et kas siis ettevõtte omanik või raamatupidaja on astunud lõpuks ometi sammu 21. sajandisse. Ehk siis nüüd hakkavad läbi Costpocketi käima kõik kuludokumendid, tšekid ja arved. Ehk siis kui varem pidite oma pabertšekid ja arved saatma raamatupidajale, et tema saaks need lihtsalt manuaalselt maha kirjutada, siis nüüd hakkab protsess niimoodi toimima, et Costpocketi äpiga teete tšekist pildi või saadate arve sisse ja kõik toimib automaatselt. Ehk siis meie robot loeb dokumendit info maha ja saadab selle otse raamatupidamistarkvarasse. Ehk siis kõik osapooled võidavad sellest palju aega. Teie ei pea oma tšekke taga otsima ja kuu lõpus neid igalt poolt kokku ajama ning ei pea neid ka raamatupidajale viima ja kõik toimibki digitaalselt ja automaatselt. Ja lisaks on meil olemas ka arhiiv, ehk siis kõikide kuludokumente näete ilusti äpis või siis ka internetis. Ja alustuseks näitangi teile, et kuidas hakata Costpocketit kasutama ja siis pärast hiljem ka, et kuidas digiteerida dokumente ja kuidas saata arveid sisse. Ning alustuseks peategi endal telefoni Costpocketi äppi alla laadima, aga samas on võimalik kasutada Costpocketit ka arvutis või siis internetis ja just täpselt sellel lehel, kus mina hetkel olen, ehk siis app.costpocket.com. Et sellega saab siis arvutis täpselt samale äpile ligi, kus saaksid ka telefonis. Ning alustamiseks on kaks võimalust. Kõige tavalisem on see, et kas siis raamatupidaja või ettevõtte omanik on teid juba ettevõttesse lisanud Costpocketis ja te olete saanud oma e-mailile kutse, et davai, palun hakka Costpocketit kasutama, et lae alla ja siis seal on kõik juhised olemas. Et see on kõige lihtsam ja siis seal on ilusti lingid olemas, kuidas saate ligi. Minul siin ei ole ühtegi kutset olemas, nii et mina alustan kasutamist ise. Ehk siis ütleme, et ma olen siin äppi alla laadinud ja tahangi endale kasutajat registreerida. Ja kõige esimeseks peab valima keele, ta on eesti keele siit, ja siis siin on natuke juhendeid veel, selle jätan vahele, ja siis tulebki panna oma e-maili aadress. Minul on siin valitud suvaline e-mail, aga teie valige kindlasti selle e-mailiga, millega soovite hakata kasutama, või siis see, millega raamatupidaja on teile kutse saatnud. Ja siis jätka. Ning siis saadab peale seda, kui te valite registreerimise kas Google'i, Microsofti või parooli kaudu, mina valin parooli kaudu, saadab äpp teile e-mailile kinnitusmeili, kus te peate registreerimise kinnitama. Minul peaks see siin kohale tulema ilusti. Nii. Ja siin peab lihtsalt lingi lõpp saama ja ongi juba tehtud. Siis saab oma nime panna ja parooli. Ning siis ongi juba kasutaja registreeritud. Ehk siis teil on e-maili kasutaja olemas ja nüüd, kui raamatupidaja ei ole teid lisanud, siis peategi ise liituma ettevõttega. Et kindlasti ärge hakake ise uut ettevõtet registreerima, vaid just valige liitu ettevõttega, kui juba ei ole seda teinud. Ning siit saabki kirjutada lihtsalt ettevõtte nime, Toomas ja Kalaäri ja siis valida liitu. Ning seejärel ongi see liitumise protsess tehtud. Ehk siis minul on kasutaja olemas ja ma olen ka liitunud õige ettevõttega. Kui te unustasite ettevõttega liitumise ära,
või tahate mõne uue ettevõttega siis liituda või registreerida, siis saab seda teha siin vasakul paneelis. Et siia tuleb ilusti ettevõtete nimekiri, saate ettevõtete vahel vahetada ning siit alt saab ka kas siis registreerida uue organisatsiooni või siis liituda uue organisatsiooniga. Mina seda praegu tegema ei hakka, sest mina olen ilusti siin ühes ettevõttes olemas. Ning üldjoontes näebki niisugune äpp välja. Ehk siis minul on hetkel siin olemas üksikud dokumendid, siia alla saan mina kas pildistada checkist pildi või siis valida galeriist mingi dokumendi, mis on mul juba pildistatud. Ja mina saan ka teha siin aruandeid, kuna minu raamatupidaja on siis aruannete tegemise sisse lülitanud. Kui juhtub nii, et raamatupidaja või ettevõtte omanik ei taha, et aruandeid esitaksite, siis arvatavasti seda valikut siin ei ole. Ja siit saan hakata ka uut aruannet looma. Ja hetkel on meil olemas kas sõidupäevik, kuluaruanne või lähetusaruanne. Ma väga täpselt ei hakka praegu neid aruandeid ja dokumendi esitamist näitama, sest ma panen siia video alla ka 2 linki, kus on need ilusti lahti selgitatud, et eraldi aruannete tegemine ja ka dokumendi pildistamine. Ning seadete alt leiate kõik enda info. Teie kui tavakasutaja ei saa ettevõtte andmeid muuta ega seadeid. Kui tahate mingeid seadeid muuta, siis peate selleks oma ettevõtte administraatorile kas siis kirjutama, et tema midagi muudaks. Aga jah, siin on ilusti võimalik keelt valida ja siit näeb ka kasutajad. Mina küll kasutajaid ei näe, sest mina just ei olegi admin. Ning ma näitan ka kiiresti ära, et kuidas dokumenti äppis sisse panna ja kuidas ka meiliga sisse saata. Aga jah, nagu ma enne ütlesin, siis täpsemalt saab siit samast video alt lingiga vaadata, kuidas see protsess töötab. Ehk siis mina panen praegu siin lisagaleriist ja siis mul tulebki valik lahti, et kus ma saan endale dokumendi panna. Võtan siit praegu check 1, on mul olemas ilusti. Ja kuna minul on raamatupidamise tarkvara liidestus olemas, raamatupidaja on selle ise teinud, siis minul on siin ka valik, et jäta vahele ja edasta raamatupidamisse. Ehk siis nagu te praegu näete, hakkab äpp mult küsima niisuguseid täpsustavad küsimusi, et hüvitamine, pärast tuleb ka kululiik ja saan kommentaari lisada. Aga kui ma ei viitsi seda teha, tahan lihtsalt tšauh, kõik dokumendid ära esitada, siis saangi seda kõige alumist nuppu kasutada. Ehk siis lähebki dokument otse raamatupidamisse. Aga praegu ma näitan ära ka, mis küsimused siin on. Siin on hüvitamine, saab valida, et kas ettevõtte vahenditest või mitte, siis ka kuidas maksid ja ka kululiik. Ja nüüd siin ongi seadete puhul see, et näiteks kululiike on võimalik ka ise kohandada. Praegu siin on 5 tükki meie poolt pandud, aga neid on ka võimalik ka ise uusi teha. Ja selleks peategi kirjutama ka siis oma raamatupidajale või ettevõtte omanikule. Panin siit auto praegu ja siis kommentaari on võimalik lisada. Ja on ka võimalik aruandesse panna. Ning robot digiteerimisega peaksin mina siit vaatama kõik andmed üle, et need oleks õiged igaks juhuks, aga robot on siit kõik ka maha lugenud, et mul on siin kõik väga hästi. Ja neid samme on võimalik tegelikult ka muuta, et kui ma ei taha nii palju küsimusi, siis saab ka admin seadete alt neid muuta, aga tavakasutaja just ettevõtte seadeid muuta ei saa. Ja kui vajutada siit salvesta, siis juhtubki see, et minu dokument läheb otse raamatupidamisse. Ehk siis saangi hästi kiiresti dokumente niimoodi esitada. Ja nüüd minul on esimene dokument esitatud. Nüüd ma näitan kiiresti ka, kuidas saab saata dokumente sisse meili kaudu. Siin kohas on ilusti see meil olemas, kuhu tuleb dokumendid saata. Eks arvad e-mailile, edasta dokumendid järgmisele e-mailile. Ja kui ma siia peale vajutan, siis äpp kopeerib selle e-maili mulle ka. Ja kui siit dokumentide alt te seda e-maili ei leia, siis see on ka seadete all ilusti olemas. Ehk siis saada arved meilile ja siis siit saab kopeerida. Ja ma saadangi kiiresti ühe arve. Mul on siin Bolti arve. Ja siis kõik, mis teha tuleb, ongi
panete forward või siis edasta, kopeerite siia selle meili ja kui tahate sellele dokumendile kaasa panna kommentaari, siis seda tuleb teha siit pealkirja alt. Ehk siis praegu mul tuleks siuke kommentaar kaasa, aga kui ma tahan siia panna näiteks transport, siis tuleb see äppi kommentaari kaasa ja siis tarkvaras on see ka raamatupidajale ilusti näha. Ehk siis pealkirja tuleb panna kommentaar. Ja kui ma valin saada, siis see dokument lähebki, esiteks tuleb Postpocketisse, ehk siis mina näen seda, ja siis teiseks läheb ka automaatselt raamatupidamisse, ehk siis rohkem ma ei peagi tegelikult midagi tegema. Ja siis need dokumendid peaks jõudma kuskil alla minuti. Alla minuti jõuab äppi ja siis läheb ka sealt edasi raamatupidamisse. Siin ma vist, kui ta kohe ei tule, siis ma teda ootama ei hakka. Aga jah, üldjoontes on niimoodi. Ja praegu on sellel Toomase Kalaäri ettevõttel on peal robotdigiteerimine. Ehk siis kas ettevõtte omanik või raamatupidaja on pannud robotdigiteerimised paketi peale, aga võib juhtuda ka nii, et nad on valinud inimdigiteerimise paketi. Ja selle ma muudangi hetkel siin endale ära. Ja seda saab ka ainult muuta ettevõtte omanik või raamatupidaja, kes on administraator. Nii, panin inimdigiteerimise peale. Ja näed, nüüd tuli see e-mailiga dokument ka sisse ja ilusti on olemas saadetud raamatupidamisse, ehk siis rohkem ma midagi tegema ei pea. Nii siis. Ja nüüd mul peaks olema siin ka inimdigiteerimine peal ja ma näitan kiiresti ka, kuidas see töötab. Ehk siis inimdigiteerimisega algus on täpselt samasugune, pean valima dokumendi. Ja siis ta küsib need küsimused ja kui ma ei taha vastata neile, siis panen lihtsalt salvestaja lahku. Vaatame, kuidas see töötab ka. Panen lihtsalt selle ja nüüd rohkem ma ei peagi midagi tegema. Ja inimdigiteerimisega on niimoodi, et selle dokumendi ja need andmed vaatab üle siis Postpocketi poolne digiteerija. Ehk siis praegu te näete, et see staatus ei olegi saadetud raamatupidamisse, vaid kuludokument on digiteerimisel. Ja nüüd tegelikult ma ei peagi rohkem mitte midagi tegema, sest kui meie poolne inimene vaatab selle dokumendi üle, siis see dokument läheb automaatselt edasi. Ja see toimub tavaliselt umbes 7–9 tunni jooksul. Ehk siis ma võin rahumeeli selle dokumendi siia jätta ja ei pea selle pärast muretsema. Ja kui see on tehtud, siis seal on ka staatus, et saadetud raamatupidamisse. Aga kui on väga kiire, siis saab lihtsalt selle dokumendi peal vajutada ja see on võimalik ka siin digiteeri manuaalselt. Aga tõesti, et kui raamatupidaja on tahtnud, et oleks inimdigiteerimine peal, siis võib rahumeeli selle siia jätta. Ja siis siin on kirjas ka, et 7 tundi keskmiselt võtab aega. Aga saab ka siin saata selle dokumendi niisama. Ja siis on saadetud raamatupidamisse. Aga jah, kui on inimdigiteerimise pakett, siis polegi vaja neid dokumente puutuda, mis on staatuses digiteerimisel. Ja üldjoontes ongi kõik. Et üks asi ongi see, et kui on rohkem ettevõtteid, siis tuleb kindlasti kindel olla, et siin üleval vasakul oleks õige ettevõtte nimi, et ühe ettevõtte dokumente ei digiteeriks vale ettevõtte all. Ja neid dokumente saab loomulikult ka kustutada, et kui peale vajutate, siin üleval paremal on kustuta. Ja uuesti saab ka tarkvarasse saata. Ja ma usun, et ongi kõik, et kui tahate täpsemalt vaadata, kuidas dokumenti digiteerida või aruandeid teha, siis siin video all on 3 linki, et sealt saate ka kindlasti rohkem informatsiooni, kuidas seda mõlemat teha ja aruannete kohta kindlasti. Ja ega midagi, kui aitäh vaatamast!